Selle loengu teemad on siis maa saamise võimalused Eesti ja Liivimaal. Vaatame natukene veel kord neid maa küsimusi ja siis juba räägime esimestest väljarändamise katsetest, nende takistamisest Liivimaal, esimesest läbimurde saavutamisest ja Samara Kubermangu. Nagu ma lubasin eelmises loengus, räägime seekord ka talupoegade kaebekirjadest keisrile, aktiivsest või tugevast rüütelkonna vastuseisust ja lõpetame täna siis selle loengu maltsvetlaste ja Albu veresaunaga, sest esimesed väljarändajad Krimmi olid maltsvetlased. Ma olen kasutanud selles loengus peamiselt Vassari raamatut Uut maad otsimas, agraarne ümberasumisliikumine Eestis kuni 1863. aastani. Ehk siis, kes veel mäletab, siis see passiseadus anti välja 1863 ja need sündmused või need dokumendid, mida Artur Vassar oma raamatus kasutab, on kõik selle passiseaduse eelsed dokumendid. Raamat on välja antud 1975. aastal. Ja muidugi selle raamatus viidatud arhiividokumendid olid ka allikad selle loengu jaoks. Selleks, et rääkida natukene sellest maa küsimusest, tuleks alustada sellest, et Eestimaa meeshingede arv tõusis kiiresti. Siit on võimalik näha ühest tabelist selle muutused. Enne passiseadust ei olnud võimalik talupoegadel liikuda oma kogukonnast väljapoole. Siis, kui Eestimaal meeshingede arv tõusis juba üle 140 000, kuberner ja rüütelkonna peamees hakkasid andma välja passi talupoegadele linnadesse liikumiseks. Liivimaal oli ka võimalus, aga see oli väga erandkordades, kus maanõunike kolleegiumi loaga ja andis välja neid passe siis kuberneri valitsus. Liikumispiirangud tekitasid olukorra, kus maal oli ülerahvastatus ja see põhjustas ikalduse ja nälja aastaid ja teoorjus süvendas seda olukorda veel. Üleminek raha ja segarendile oli väga aeglane ja toimus alles peale talurahva massilisi väljatõusmisi või väljaastumisi 1858, 1860, 61 ja peale talureformi Venemaal 1861. Lõuna-Eestis algas raharendile üleminek mõne varem, kuid seal, kus toimus põhimõtteliselt põllumajandustoodete kauplemine. Sõltus mõisniku suvast ja muutus intensiivsemast Liivimaal 1862-64, kus ta moodustas mõne protsendi. Põhja-Eestis oli taluostud kuni 1881. aastane erandjuhud ja ei muutunud üheski kihelkonnas massiliseks 1860. aastatel. Siit sellest tabelist me seda kõike ilusti näeme.
talupojad tajusid, et mõisnike vanamaa kasutamise õigus on muutunud ja nende teadvusse hakkas aina rohkem jõudma niisuguse mõtted priimaast, päriseks ja omamaast, kuid kuna seda võimalusi saada oli väga vähe, jõudsid üsna rohkem mõttele vaadates Venemaa kaugematele piirkondadele, kus kuulu järgi pidi olemas viljakas ja asustamata maa. Teiselt poolt jällegi 19. sajandi alguses viid tsaari valitsus läbi asundamispoliitikat uute laienenud riigialade asustamiseks põhimõtteliselt siis nüüd lõunapiirkondades, kus olid viljakad uudismaad, kuid esialgu lubati vabatahtlikult ümber asuda vabadel inimestel ja riigi talupoegadel. Mõisnike maavaldus pidi jääma puutumatuks koos õigusega kasutada talupoegade tööd. Kust algas see väljarändamisliikumine? Tuleb siin minna jällegi veel 30 aastat tagasi. 1830. aastate alguses otsustas tsaari valitsus asutada 1000 pere Ukraina kassakaid aladele, mida ta sai Vene-Türgi sõjas Andrianoopoli rahu tulemusena Musta mere kirderannikul Kubani sõõdmest kuni Türgi piirini. Nende valduse kindlustamiseks kassakad pidid saama riigilt mitmesugust toetust ning olema vabad negruti kohustused. Gruusia ülemvalitseja parun Roseni asundamise projekt kinnitati 1832. aastal, kuid kuuldused sellest kedagi asustatakse kusagile ümber jõudsid ka Liivimaale. Kõigepealt Võrumaalt hakkas liikuma kuuldus, et keiser on lubanud põlluharjad asundusse saata ja volitanud toimetamist nende kohtades ja Tartu politseimeistrit von Kessinskit. Iga ümberasuja pidi saama 1 hõberubla käsirahaks. 8 Võrumaalast ilmusidki kohe Tartu politseimeistri juurde, said teada, et need kuulujuttudel pole mingit alust, aga kuulujutud levisid ikkagi hooga edasi. Tartumaal, Pärnumaal, Järvamaal ja Lätimaal ja aina uusi ja uusi talupoegi Põltsamaalt, Jõgevalt, Pajusist, Luualt ja mujalt ilmus Tartu politseivalitsuse üks neist isik oli Eestimaalt Müüslerist. Nad arreteeriti, kuid siis vabastati, välja arvatud siis Aado Müüsler, kes saadeti vangitapiga Tallinna, kuna ta oli ületanud vallapiiri. Kindral Kuberen parun Pachen käskis isegi välja anda selgitava publikaadi maarahva kuulujuttude ümberlükkamiseks ja korraldus kehtib ainult kurjategijate saatmise kohta Siberisse. Osad talupojad said sellest aga hoopis kui üleskutsest asuda Venemaa sisekubermangudesse. Vaatamata võimude püüdlusele ka läbi talupoegade karmide karistuste seda kuulujutu levikut enam peatada ei õnnestunud aastakümneid. Talupojad arvasid, et võimud varjavad nende eest tsaari ukaasi. Kuulujutud ümberasumistest ei olnud päris alusetud, kuna Venemaa aladel riigi talupoega asustati ümber küll uudismaale, aga neid ei puudutanud mõisad, talupoegi ja Eesti ja Liivimaad. Pihkva aladelt 1845 asustati ümber Siberisse Topolski kumermangu 6149 ja 1846. aastal 3775 talupoega, kellest osa said toetust teeraha näol. Eestlased kõnekeele kuulmise peale Topolski asemel ekslikult rääkisid Poolamaast. Kuni 1846 aastani ei lasknud Vene tsaari valitsus Eesti ja Läti talupoegi koloniseerimisest osa võtta. Esimene kogukond, kus hakati üritama ümberasumist, oli Väimela Põlva kihelkonnas. Talupojad Peeter Haugas ja Mihkel Vaitra ütlesid kohad üles mardipäeval 1854. Jaanuaris 1855 käisid Riias kindral Kuberneri juures. Vaatamata
asusid Volga äärde teele 10. mail 1855 Kirumpea kõrtsi juurest 9 peret, 6 2, 3 1 hobusega. 1 vabatik olevat läinud teele jala ja ainult 60 kopikat taskus. Kokku 16 meest ja 14 naist, Väimelast, Joosust 1 mees, Aadu Lauga ja 5 naist, Põlgastest, Kanepi kihelkonnast 3 meest ja 1 naine. Saratovi kubermangu jõudmisel selgus, et seal riigimaad ei olegi võimalik saada. 1 perekond pöördus samal sügisel tagasi. Haugas ja Voitra taotlesid koos teiste perede asuda Samara kubermangu Saksa asunduses Krasnojar, millega said. Teine väljaränne grupp tekkis 1855. aastal Sangastes. Algatajaks oli peremees Kotre Taldrik, kes sai loa 4. mail, kuid perel õnnustus lahkuda alles hilissuvel, kuna võimud võtsid enne kogukonnast väljakirjutamist poja Peetri Negrutiks. Mõisaomanik Graf Berg keeldus sekkumast ja kirjutas kindral kuberneri, et ootab kannatamatult, et nad siit kaoksid. Kotre peres oli veel 2 poega, Vidrik ja Paap, kes lahkusid koos isaga. Sangastes hakkas levima kuulujutt, et Peeter Taldrik vabastati Negrutist, kuna ta oli avaldanud soovi ümber asuda. Selle tulemusena pöördus grupp sulaseid kokku 106 meest ja 101 naishinge sooviga ümber asuda. Seda arutati Rüütelkonna konvendil, kuna kardeti, et see kordub teistes valdades ja taotleti kindralkuberneri rangemaid ümberasumist eeskirju, näiteks 300 hõberubla kautsjoni sissemaksmist Negruti kohustuslast. See ettepanek siiski lükati kindralkuberneri poolt tagasi. Esimene ümber asunud talupoegu ei olnud uut kogukonda, kus neid arvele saaks võtta. Ja need jäid vanast kogukonnas arvele ja kogukond pidi nende hingemaksu edasi maksma ja negrutite kohustusi kandma. Etteruttavalt tuleb öelda, et sellest väga paljude ümbersoovijatele väljaannete jaoks tekkis mitmeid probleeme. Siiski Liivimaa rütelkond sai kiiresti selle probleemile jälile ja see võimaldas neil luua rändajatele loa saamiseks uusi takistusi. Nii takistas 5. ringkonna kihelkonna kohtud mitmete vorminõuete ettekäänel 44 pere asumist. Sealhulgas 12 peret olid kohustused täitnud, neil puudus üksnes Samara kubermangu kogukonna luba liikmeks võtmise kohta. Liivimaa maapäeval 1857. aasta veebruaris otsustati, et väljarändajatele ei anta enne passi, kui vanast kogukonnast on uude ümber kirjutatud. See nõue oli talupoegadele ületamatuks takistuseks. 6 peret Võrust olid eksikombel saanud Riias plakatpassi kätte, eksikombel siis jutumärkides, kuid sillakohtunik takistas neid lahkumast. Kuid Liivimaa talupojad olid väga sihikindlad ja visad ja ei vandunud alla. Nad kulutasid 3-4 aastat ametiadususe uksi Riiast Peterburini välja. Paljud talupoegad läksid see väga kalliks maksma, sest peale seda, kui nad olid oma kohad üles öelnud ja ei saanud nad üle poole aasta ikka Riias ja Peterburist ümberasumist õigesti, sageli toimetati koguni etapiga Peterburist Riiast valda tagasi. Neid meelitas lootust saada maad ja vabaneda mõisnike rõhumisest, kuid selle kõrval tõmbas eriti negrutialisi kaasa lubadus vabastada uusasukat negruti kohustustest. Nimelt levisid kuuldused uue sõja laienemisest ja negruti võtmise suurenemisest. Ei saa jätta mainimata, et eestlaste usuvahetus 1840-ndatel oli ka seotud lootusega saada maad, aga siiski ei saa öelda, et ümberasudajate hulgas olid usuvahetajad peamised. Neid oli, aga väga palju oli ka ja arvan, et pooled olid luterlased.
Väljarendamise mõtete levitajate ja hiljem maakuulajate hulgas sageli olid erusoldatid, kes valdasid vene keelt ja kes võib-olla olid ka Kaukaasias sõdinud, näinud seal seda maad. Kuna see loeng on Kaukaasia eestlaste ajaloost, siis toon siin välja mõned perenimed. Neid kohtame hiljem Kaukaasias. Üks selline nimi oli Hindov ja Haugas Vaimelast. Jüri Hindov koos Gustav Järvega esitasid 15. mail 1857 oma palvekirja siseministeeriumile Peterburis. Võrumaal Karulas asus aktiivselt asja Peeter Palvater ja juba eespool mainitud Karl Haugas. Neid nimesid kohtame hiljem Kaukaasias ka. Läbimurre väljarändamises saavutati 1859. aastal. Kuna talupoegade surve ametiasutustele pidevalt tugevnes ja ulatus siseministeeriumini Peterburis, et Liivimaa mõisnikud on juba 2 aastat hoidnud ebaseaduslikult ümberasumist asujaid, siis 28. oktoobril 1857 Liivimaa kubermangu valitsus otsustati muuta olukorda korraldusega, kus oli kirjas, et plakatipasside andmist reisiks siseriiki ei tohi keelata, kui kõik tõendi saamise tingimused on täidetud. Iseteadev parun, eelkõige siin on mõeldud Sangaste parunid Bergi, ignoreeris seda korraldust ja endiselt ei võimaldanud Sangaste talupoegadel lahkuda nõudes uusi kogukonna vastuvõtmise nõusolekuid, mille eest sai kubermangi valitsuselt noomitusi. No me teame Sangaste parunid Bergi kui Ruki sordi väljatöötajast. Tundub, et see oli kange mees ka talupoegade väljarendamise takistustel. Kubermangu valitsus tegi 1857. aasta suvel juba ise järelpärimise Saratovi kubermangu, et millised kogukonnad seal on nõus Sangaste talupoegi vastu võtma, kuna seal asustamata riigimaad ei olnud, siis saadeti sealt järelpärimisele ise kohe naaberkubermangu ehk siis Samara kubermangu ja 1857. aasta lõpus tuli sealt vastus riigivarade valitsuselt, et seal jätkub riigimaad ümberasujatele Liivimaalt. Kuid Liivimaa ametivõimud ei mõelnud seda vastust teatavaks teha. Kuid kuna Samara kubermangus väljarändajatel oli see juba teada, siis mõned nagu Jüri Hindov taotlesid ümberasumist luba juba Samara kubermangu. Kuuldus sellest korraldusest levis kiiresti ja 1858. aastal tuli Riia väga palju ümberasuja soovijaid Sangastest, Antslast, Karulast, Sorust. Sangaste graafon Berg oli ka väga visavõitleja. Ja tal õnnestus viia sisse veel üks nõue, mida hiljem hakati aktiivselt kasutama, alguses anda plakatipassid mõnele valitud saadikule maakuulajale. Neid hakati nimetama hiljem vahepassideks, kes käisid koha peal, otsiksid kõigile välja uue asukoha ning tooks nõutava tõendi. Ta õnnestuski saada nõuse kindralkuberner ja see oli nõus andma alguses plakatipassi ainult 4 saadikule, kes käisid Samaras koha peal, valisid maa, tõid nõutava tõendi, aga häda, seda ei olnud nimetatud. Selles ei olnud nimetatud kogukonda, mis sai uueks suureks takistuseks. Kindralkuberner nõudis Samarast ise uue kinnituse Samara kubermangu valitsuselt. Sellega oli justkui nüüd kõik takistused ümberasumisest Samarasse lõppenud, kuid siis hakati nõudma talupoegalt hingemaksu 15 aasta eest ette, mis oli juba 200 hõberubla, siiski jäi see lõpuks 1,5 aasta eest. Sellega pidid talupojad nõustuma, et minema saada. Lõpuks 1859 aasta suvel
asus Samara poole teele 180 ümberasujat, kes olid oma koha üles öelnud juba 1856. aastal ehk 3 aastat varem. Sellega oli väljarändamine muutud legaalseks ja tee järgmistele rajatud. Need talupojad rajasid Samara kubermangu lõunaosas samal aastal esimese Eesti asunduse Lõuna-Venemaal Livljanka. Ja tuletame meelde, et see kõik oli veel enne seda, kui Balti kubermangudes oli ametlikult lubatud passiseaduse alusel. Suure grupi väljarändajate teele asumine peale mitme aastat viivitust ei saanud jääda märkamata. Lisaks jõudsid Samarasse väljarändajate käest juba esimesed teated kohale, mille mõjul teele asuda soovijate arv kasvas kiiresti ja geograafia laienes. Kõige intensiivsem oli Tartumaa, Kagu- ja Võrumaa põhjaosas ja ulatudes Viljandimaale. See muutus Liivimaa võimud 1860 ärevaks. Balti kindralkummern asus kohe bürokraatlikke vahendeid rakendama, et ringkirju saata sillakohtunikele, maamarsallikele, maanõunikele, kreesiaadlikule, kroonupalatile ja riigivara maade valitsusele, paludes neid kõiki avaldada oma ametliku mõju, et vältida selle üldkahjulikuks tuhinaks kujuneva püüdluse tõusu. Riigivarade ministeerium 14. märtsi 1860 täpsustas talupoegade ümberasumise tingimusi, kuhu lisandus nõue, et edaspidi pidid ümber asuda soovijate talupoed vastuvõtu tingimuste saamiseks pöörduma Baltimaade riigivarade valitsusse, kes suhtles Samara kubermangu instantsidega. Baltimaade riigivarade valitsus tekitas segadust juurde, kuna ei soovinud näha ümberasuvate mitte kogukonna nimekirjadena, vaid kihelkonna kohtuniku ringkonna nimistuna ja sõiduraha sissemakse oleks tehtud enne. Kihelkonna kohtunikud soovisid võtta maksu peale seda, kui on kinnitused Samarast saadud. Kõik see muutus ümberasuvate olukorra veelgi vaevalisemaks, kuid soovijaid jagus. Olukord teravnes. Levisid igasugused kuuldused, ühes märgiti, et tegelikult riik annab priiküüdi ja maksab igale hingele 15 kopikat päevaraha. Kuulujutu levitajad jälitati ja vahistati. Kaukaasia eestlastega seotud isikutega toon siin välja perenimed Kiisler Räpina kihelkonnast Meeksist. Juhan Kiisler käis Peterburis valitud maatüki taotlemas ja andis seal edasi palvekirja keisri nimele. Meeksis vahetus maisa omanik ja sellega muutus renditingimused, mis kutsus välja talupoegade vastuseisu ja nõnda otsustasid lahkuda Samarasse. Kastre mõisavalitseja nõudis sillakohtult, et Kiisler kahjutuks tehtaks. Meeksi Kubjas hoiatas Kiislerit ja see põgenes üle Peipsi. Kubjast karistati 40 viitsahoobiga Kiisleri vahistamise nurjamise eest. Mitte kõik maakuulajad ei naasnud Saratovi ja Samara kubermangud heade sõnumitega. Leidus neid, kes ütlesid, et maa on küll, aga muud tingimused ja kliima ebasobivad. Seda põhjustas see, et kas maakuulajad nägid seda kevadel või sügisel. Septembris 1860 jõudis armuandide najal tagasi 40 inimesest koostöös rühm, kes olid Pühajärvelt kevadel läinud Samarasse, olid laastunud ja tagasipöördunud talupoegi Väimelast, Võrust, kes olid Samaras pettunud ja nüüd soovisid oma kohti tagasi. Kindral Kuberneli korraldused koostati nendest artikkel avaldamiseks Pärnu Postimees, mille Jansen kiiresti avaldas, tellides lisaks veel Tveri pastori kirjaga juurde. Kuid liikumises olid juba ületanud Liivimaa piirid ja jõudnud Põhja-Eestisse. Ametivõimudel ja kirikutel õnnestus seda veedi pidurdada. Kuuldused eestlaste väljarändamises Liivimaalt kaugele Venemaale jõudsid Eestimaale kubermangu kõigepealt Järvamaale, Madise ja Järva-Jaani kihelkonda. Need levisid läbi vooruskäimine ja kaltsukorjajate läbi Kõrtside.
seal oli mõnes mõisas, näiteks Kuusnas juba varem konflikt mõisnike ja talupoegade vahel rendisuhete pärast, mille eest need hagikohtuniku juures karistada said viitsahoopidega, sest nende talukohtade eest ilma jäetud peremeestest saidki kõige aktiivsemad väljarändaja õhutajad. Talusulane Mart Kontracht albust hakkas väljarändamise vastu huvi tundma, ta oli endine Liivatalu peremees, keda oli karistatud 80 viitsahoobiga 1858. aastal ja oli mõisas kihelkonnas öelnud, et abidega tuleb tegemata jätta. Nii käis ta loata Tartumaal maad kuulamas ja jagas saadud teadmisi edasi. Kuusna talupojad läksid kogutud teadmistega kuberneri juurde Tallinna asja uurima. Mõisnik baron von Rosen muutus ärevaks ja palus astuda samme, et kuberner ei antaks passe ja karistaks talupoegi. Üks talupoeg mõisteti 6 nädalaks aresti väljarändamise õhutamise pärast. Kurisoo metsavaht Aado Nikolai sai 50 vitsahoopi selle eest, et läks loata Tartusse ja lasi seal kirjutada taotluse Samaarasse asumiseks ja veel 50 vitsahoopi, et ta nõudis karistuse juurde valla talitajat. Seda käsitleti vastupanuna. Takistati maakuulajate Lõuna-Venemaala sõitmist, näiteks Servita mõisas ei õnnestunud tabada maakuulajat valitud meest, siis vahistati ja saadeti tapiga Tallinnasse tema naine. Kuid augusti keskpaigast suhtusid Kubermangu võimud talupoegade väljarändamise täiesti tõrjuvalt. Mõnedki aktiivsed eestvedajad ja passitahtjad arreteeriti ja peksti läbi. Kui liikumine oli laienenud juba lääne suunas jõudnud Narva jõeni, ei suutnud sunnivahendid enam talupoegade massilist survet vaos hoida. Ja vahemikus 23. august kuni 10. september anti enam kui 30 maakuulajate passid sõitmiseks Saratovi ja Samara Kubermangu maad kuulama. Alles peale esimeste passide väljaandmist hakkas kuberner mõtlema talupoegade asumistingimuste peale. Ta oli vaja ametnike teadet, kuhu sai kirja, et kollektiivid sai edaspidi pidada mõisapolitsei loal, agroonut reisiks ega asumiseks mingit toetust ei saa. Kuid selle teate väljaandmiseks oli vaja kindralkuberneri ja Eestimaa rüütelkonna luba, kuid sellega oli kuberneril nii kiire, et ta trükis selle ja saatis selle Alutaguse ja Järvamaa hagikohtunikul enne loa saamist. 9. septembril 1960 arutas rüütelkonna komitee talupoegade väljarändamise kohta teadaannet avaldamist, kuna oli kavas esitada kindralkuberneri nimel, kuid otsustati seda mitte avaldada. Nüüd räägime natukene talupoegade kaebe ja palvekirjade keskvõimudele, mis oli üks enam levinud talurahva liikumise vorme tol ajal, mida ka Eesti talupojad korduvalt kasutasid. Sellest kirjast moodustasid valdav osa arhiividokumentidest ja tänu neile on meil täna võimalik üldse saada teada paljudest sündmustest talupoegade eludes. Seda kohtame me hiljem ka juba Kaukaasias, seda vormi nad üritasid kasutada seal täpselt samamoodi nagu siin. Korduvalt oli liikumisvormi karmilt maha surutud. Seda loeti mässuks, avaliku rahu rikkumiseks, lubatud oli ainult suuline kaebamine. Eesti ja Läti talupoegadel oli keelatud palvekirjade koostamine. Seepärast ei lubatud talupoegadel linna minna ilma vastava tunnistuseta. 1850. lõpus said talupojad loa esitada palvekirju, kuid püüti piirata seda vaid kohalike võimu poole pöördumiseks. Väljarändamise varasematel etappidel 1855 kuni 1859 pöörduti korduvalt palvekirjaga Balti kindralkuberneri poole ja osad neist olid juba kollektiivsed üritused. Peterburi keskvõimude poole tuli seda ette paaril korral ja juba mainitud hindav koos kaaslastega, aga need olid veel isikliku ja abiõiguste otsimiseks.
Samaras ümberasujate Tartu ja Võrumaa talupojad 1960. aasta suvel Peterburis otsustasid pöörduda tsaari poole. Neid ilmselt aitas Samaras maakuulaja käinud Adam Pint ja keegi tema tuttav soldat leidis palvekirja koostaja. Teada oli, et 3 kaebekirja sisuliselt Tartu sillakohtu vastu. 2 kirjas esines Juhan Kiislari nimi. Esimene Eesti ja Liivimaa talupoegade ühine palvekiri anti üle 1860. sügisel Pavlovskis suurvürst Konstantinile. Miks suurvürst Konstantin? Sellepärast, et talupoegadel oli teada, et tema oli tuntud selle poolest, et tema oli Balti erikorra vastane. Palvekirja oli esitanud 1365 inimese nimel, nendest 845 Eestimaa 5 kogukonnast ja 520 Liivimaa 5 kogukonnast. Sellest taotleti luba ümberasumiseks Samara kubermangu ja rahalist toetust. Ühtlasi esitati terav süüdistus kohalike mõisnike ja ametiasutuste vastu. See oli pöördumine üle Balti võimude ja veel süüdistustega. Talupojad kasutasid ära keskvõimu ja Baltimaade rütelkonda omavahelisi hõõrumisi. Kui esimene kirjale ei saanud mingit vastust, planeeriti uus kirja seekord uuesti tsaarile. Aega oodata ei olnud, sest talupoegadel oli kohad üles öeldud. Seekord koostasid Eestimaa ja Liivimaa eraldi palvekirja, kuna tulid erimeelsused sisu üle. Kuna ka olukorrad olid erinevad. Liivimaal oli suuremaks takistuseks asumi kapitali nõue, mida Eestimaal ei olnud. 19. oktoobril 1860 anti mõlemad kubermangu saadikud 2 venekeelset palvet Tsarskaja seloos üle. Liivimaa talupoegade esindajate hulgas oli Juhan Kiislar koos Viro ja Mustaga. Palvekiri esitati 1410 meeshinge nimel 10 kogukonnast, seega esindatud valdade arv oli kuuga 2-kordistunud. Palvekirjas oli üksikasjalikult kirjeldatud talupoegade olukord, kui palju nad peavad mõisnike. Eestimaa talupoegade kirja koostajad Auvere talupoeg Mart Major ja Laagna vabadik Jaan Neumann. Nähtavasti nemad andsid sellega üle. Kiri oli sarnane, sisaldas kaebusi mõisnike. Kirjad saarele jõudsid, sundisid võime tegutsema. Kindral Kuberner nõudis kaebekirjade esitamise suhtes juurdluse läbiviimist. Kirja koostajad üritati Peterburis üles leida ja arreteerida, mis lõpuks ka õnnestus. Peterburi tulnud talupoegal võeti ära passe, arreteeriti ja saadeti tapiga kodukubermangu. Keskvõim oli huvitatud talupoegade ümberasumisest uutele maadele. Balti-Saksa mõisnikud ei soovinud tööjõust ilma jääda ja igati takistasid talupoeg, see tähendab läbi oma sidemete Peterburis. Liivimaa tõsteti veelgi pere asumi kapitali kuni 400 000 rublani. Selline summa deponeerimine käis üle jõu ja seejärel said lahkuda ainult need, kes olid passi juba varem saanud enne maksude suurendamist. Märtsis 1861 Venemaal kuulutati välja talurahva seadus. See muutis Eesti talupoegade meeleolu ka lootusrikkamaks, kuna need ekslikud arvasid, et see kehtib ka Eestimaa ja Liivimaa kubermanguses. Nii näiteks tekkis uus väljarändamise kolle Ahjal, kuhu saabus Peterburis puhkusele laastud soldat Peeter Punkt koos seaduse väljakuulutamisega teate ja tsaari manifestiga ja rääkis sellest Adam Pintile. Ka see nimi on tuntud hiljem Kaukaasias. Lootused lämmatati aga karmilt, mehed arreteeriti, anti kohtu alla ja tehti selgeks, et see kehtib ainult päris Venemaal. Ja Balti kubermangudes on talupojad päris orjused vabastatud juba 40 aastat. Eestimaal 1860 aastal hakati küll andma vahepasse maakuulajatele, kes võisid väljaspool kubermangu 2 kuu jooksul otsida endale uut kogukonda ja sealt hankida vastuvõtuluba. Kevadel 1861 tuli uus tagasilöök
Samara kronopalat saatis Eestimaa kubernerile tagasi 92 passi, selle peale esitati veel mitu ühist palvekirja Peterburi siseministrile. Kaebekirjade lahendamise käik oli nii nagu kipub olema. Need anti lahendada neile, kelle peale kaevati. Siiski 1861. Peterburis 2 kubermangu ühise kaebused olid esitanud suurvürst Konstantinile siseministrile saatis kindralkuberner uurima riiginõuniku von Schmidti. Riiginõunik käis 13 mõisas Auveres, Kiiklas, Laagnas Võrumaal, Koigi, Kurisoo, Orgmetsa, Järvamaal, Ahja, Haaslava, Kavastu, Kurista, Rasina, Sangaste, Tartumaal, Meeksi, Võrumaal. Mõisnikud ja mõisavalitsejad, sillakohtunikud, kelle peale kaevati, said esitada selgitused talupoegade, sest talupoegade seast kuulati neid, kes olid kogukonna kohtunikud, vöörimeestrid ja teised auväärsed peremehed, kes valitseja vastu midagi ei ütle. Järeldus oli kirjas, et kaebused olid peaasjad ebaõiged ja põhinevad osalist teadmatusest, osalt vabastamismanifesti valel tõlgendamisel, peamiselt aga sellest, et olukorda on meelega kuritahtlikult moonutatuna kirjeldatud. Eriuurija soovitas 4 meest Liivimaalt: Joosep Virro, Adam Pint, Johan Kiisler ja Jott Paal ja 6 mees Eestimaalt kui peaagitaatorid ja rahurikkujad administratiivkorrast välja saata kaugetesse kubermangidesse ehk Siberisse. Talurahva olukorra parandamiseks pidi piisama teo ja segarenti kaotamisest, kihelkonna kohtusse ja karistuskorra reformist ja talurahva seaduse ja määrus maakeeles igale peremehele kättesaadavaks tegemiseks. Ettepanekud jäeti tähelepanud, oluline oli karistada ja maalt välja saata ohtlikud äsitajad. Aruandes ei mainitud üldse passikorralduse ümberasumise võimalust, kuid need olid talupoegade põhinõudmised. Kui Samaraga oli nüüd juba passid tagastatud ja sinna väljarändamine läks aina keeruliseks, siis tekkis uus väljarändajate sihtkoht. Tatarlaste massilise lahkumise Türki 1860-62 jäid Krimmis ligi 700 asulat tühjaks ja Krimmi aadlikud pöördusid Aleksander II poolega petitsiooniga, et see mõningate soodustuste lubamiseks aitaks maad uuesti asustada. Kuigi valdavalt olid lahkujad tatarlased, oli eramõisnike maadelt, jäid tühjaks ka riigimaad. Sinna üritatigi suunata mitte ainult Vene ja Ukraina talupoigi, vaid ka bulgaarlasi, tšehhe ja sakslasi. Kuigi see üleskutse oli suunatud 11 vähese maaga kubermangule ja nende hulgas ei olnud Eesti ja Liivimaad, nähtavasti kuulsid Eestimaa talupojad sellest. 1861. aastal ilmusid riigivaraministri allkirjaga, mille kinnitati senaati ukaasiga 23. jaanuaril 1861 oli kirjas oluline erinevus Samaraga. Selle järgi ei nõutud enam ümberasujatelt tõendit uue kogukonna vastuvõtmise kohta. Ümberasumiseks pidi vaid olema raha endal ja või võttis maavaldaja kulud enda kanda. Need, kes asusid ümber aastal 1861-64, lubati anda 10 aastat jooksul soodustusi riigimakse osas ja vastava vanusega mehed vabastada negruti võtmisest 3 tähtajal. Jätame lihtsalt meelde, et lubadused anti sellised neile, kes rändasid välja 1861 kuni 1864. Sellest senati ukaasist sattus esimesele ärevusse Liivimaa rüütelkond, kes oli kõige ärevamalt talupoegade väljarändamise vastu, paluti kindralkuberneri poole seda ukaasi mitte kohandada, kes keelaski selle avaldamise Balti kubermangus ja üritas mõjutada siseministrit. Kindralkuberneri siiski ei olnud võimu ukaasi ignoreerida, seda küsimust arutati eraldi Tallinnas ja Riias, leiti, et seda saab rakendada sedavõrd, kuivõrd see pole vastuolus talurahva seadusega.
Eestimaa kubermangus võeti kasutusele isegi demagoogiline võte, avaldati asumisraha nõue, lõpuks oldi valmis lubama otse ümber asuda, et vältida talupoegade Peterburis kaebekirjade esitamist. Kui me räägime Krimmist ümberasumisest, siis ei saa ümber ega mööda kuidagi malsvetlastest. Liivimaa ja Eestimaa talupoegade vahel, nagu me juba nägime, toimus tihe infovahetus, nagu ka rüütelkondade vahel. Ei ole täpselt teada, kes kellega läbi käis, aga Krimmis said mõlemad kubermangu talupojad teada üheaegselt, ilmselt Peterburist, võib-olla otse keisri lähikonnast 1861. aastal. Eestimaal selle info jõudis malsvetlasteni, kelle liider Johan Leinbergil oli juba ammu varem tekkinud mõte oma poolehoidjatega Krimmi asuda. Kuna teda ja tema loodud usulahku Eestimaal taga kiusati ja tema vennapoeg Gustav Malts käis ise Peterburis kaebekirju ka esitamas. Maltsvetlased, kes lootsid Krimmi jõuda juba mais 1861 ja kogunesid Lasnamäe nõlvale valget laeva ootama, kuni nad seal juunis passita elamise eest võimude poolt koduvalda tagasi aeti. Maltsvetlasest rääkides tuleb rääkida ka siinkohal Albu saunast. Lühidalt leidsid Albu sauna sündmused, Albu sauna puhul aset järgmised sündmused. Maltsvetlaste väljarändamise koosolekule 2 talus 21. oktoobril 1861 tehti haarang ja vahistati üks talupoeg, kes takistas haarangut. Mõisa hoovi kogunes välja kutsutud talude peremeeste koos poolesaja talupojaga, peale Albu veel järedalt Kaalepist, Torgussaarest, Kurisoost ja Roompasna Allikult ja nende nõudmisel see vahistatud talupoeg vabastati. Hagi kohtunik Ahula mõisnik määras 2 mehele, kelle talus koosolekut peeti, ühele 80 ja teisele 60 vitsahoopi. Selle peale Ahulasse kogunes 70-80 talupoega, kes sundisid peksmise lõpetama ja jõuga vabastasid talumehed. See oli juba selline vastuhaak, millele reageeris Eestimaa kuberner, saatis kohale oma eriametniku, kelle korralduses 500 talupoega kinni võeti ja hoiti mitu päeva Albu mõisa rehe all kinni, kuni valmistati ette näidiskaristust. Selleks saatis kuberner kohale 233 jalaväelast, keda kasutati jäleda peksu karistuse täidesaatjatena. Kagi kohtunik määras 48 mehele 50 kuni 100 vitsahoobist suvaliselt ilma erilise juurdluseta. Nendest 48 mehest olid 31 juba 1860. aasta lõpus taotlenud vahepassi väljarändamiseks, sealhulgas 4 peasüüdlast. Pean lisama lihtsalt, et nende peksa saajate hulgas oli ka üks naine. 4 meest, kelle hulgas olid prohvet Maltsveti vend Tõnu Malts, Toomas Tanvel, ka tema pere esindajad jõudsid läbi Krimmi Kaukaasiasse hiljem. Saadeti Tallinna vanglasse, 3 mõisteti 70 vitsahoopi, 6 kuud vangivooru Novgorodis ja seejärel saadeti nad asumisele Ida-Siberisse. Peale seda otsiti võimalust Krimmi lahkumisest. Grupp maltsvetlasi leidis selle Jamburgi linnakogukonnast vastuvõtuloa saamise näol ja
seda kasutas siis paarkümmend Harjumaa talupoega. Esimesed maltsvetlased jõudsid Krimmi Peterburi kaudu mööda maad ja Volga jõe jõge pidi 2 grupis. 5 peret, kes olid juba enne siis Jamburgi linna koguna liikmed, eesotsas siis Abram Nort ja asusid elama Salgri jõe äärde ja Aktatši Kiadiši külasse tänapäeval Beloglinka, Simferopolist 5 versta põhja pool ja 25 pere, 120 inimest, kelle eesotsas oli prohvet Maltsveti vennapoeg Gustav Malts, kes veidi hiljem asus perega Utškuju-Tarhani küla, tänapäeval Kolodjesni. Nad asusid teele ilma võimuloata. Nad olid selle luba taotlenud, aga kui nad olid juba teele läinud, siis tuli riigivarade ministrilt sõnum, et nende palvet Krimmi riigimaadele asuda ei rahuldatud. Kuid Krimmis oldi ju nõus vastu võtma ja seega nad jäid sinna. Ja peale seda Albu veresauna passide taotlemine suurenes veelgi ja hinnatakse, et 1862. aasta kevadel jõudis Krimmi 700 talupoega Eestimaalt. Ilmselt ei olnud nad kõik usulahu esindajad. Albu veresaun jäi viimaseks katseks takistada väljarändamist jõuga. See Albu veresaun on väga hästi dokumenteeritud. Ajalooarhiivis on väga palju dokumente, aga lisaks 1931. aastal anti välja nende dokumentide kogumik materjali Maltsveti liikumise kohta, kus kõik saksa ja venekeelsed arhiividokumendid on tõlgitud eesti keelde. Seal on kõik nimed ja kogu Albu veresauna puudutav dokumentatsioon.